Head kolleegid, suur tänu kutsumise eest. Ma olen selle teemaga tegelenud sellest ajast hobi korras, kui aeg oli ikkagi veel väga noor, aastast 86 sai peetud üks ettekanne Eesti ökoloogia päeval ja mul on väga hea meel näha, et mis on vahepeal toimunud ja eriti hea on näha sellist plaani, mida äsja tutvustati ja mida oli võimalus lugeda, see on enneolematu dokument minu arvates. Nii, kuidas ta siit edasi läks? Sissejuhatuseks ma tahaks näidata lihtsalt kahte pilti, rohkem mul pilte pole, aga ma ütlesin, et illustratsiooni mõttes on ikka ilus, kui pilte ka näidatakse. Siin on kaks fotot sellest, või slaidi selle kohta, mis väga suurtest arvudest maailmas. Me oleme neid näinud hirmutavaid pilte tohutu palju, aga siin on veel kaks fakti, mis on päris viimasest ajast. Siin on üks Nature'is ilmunud töö, mis tõendab seda, et aastal 2020 inimese antropogeenne mass ületas kogu biosfääris elusaine massi ja iga 20 aastaga see kahekordistub. Iga 2 nädalaga toodetakse maailmas, paigutab inimene ümber materjali meie iga ühe jaoks meie kehakaalu jagu. Nii et 26 korda aastas, kui 52 nädalat on. Ja see kasvab. See näitab inimese mõju kolossaalset suurust. Teine pilt veel globaalsest pildist ka ajakirjas Nature, mis näitab seda, kuidas maa kasutus on vähendanud potentsiaalset taimkattes salvestatava süsiniku hulka. Võiks olla 916 petagrammi ja tegelikult on praegu 460. Ja siin on näha, et eriti suur on see vahe parasvöötmes, kus see on tegelik ja siin on potentsiaalne. Maapind on asendatud muude kooslustega peale taimede ja lisaks on see produktiivsus vähenenud. Taolisi näiteid on ju lõpmata palju. Järeldus on selline, et asi on ikkagi halb küll, nii täiesti selgelt edasi ei saa ja meil on tarvis selliseid optimiste, nagu me kuulsime eelmises ettekandes. Nüüd ökoloogi pilgu läbi, et see dokument teeb ökoloogile erakordselt suurt rõõmu. Et see on tõeliselt hea töö, ma ei ole varem sellist plaani näinud, võib-olla nõukaajal oli ka selliseid plaane, kus pidi tulevikus elama kõik tasuta bussisõidu ja kõige muuga, aga see oli täitsa selge, et nendel ei olnud arvutusi taga. Siin on taga arvutused ja annab kindlust, et niisugune asi on tegelikult ka tehtav. Eriliselt sümpaatne, kui bioloogina vaadata, on eesmärk vähendada ressursside kasutust. Et sellistes kaliibriga kavades on minu meelest ka esmakordselt, kus on juletud välja öelda ja seotud see suisa üheks alustoeks. Ilmselt on see ka kõige raskemini saavutatav asi üleüldse, sellepärast see tähendab, see eeldab selliste senini kehtinud väärtushinnangute ja arusaamade totaalset ümberhindamist. Kuidas on ikka võimalik talitseda lühikese aja jooksul põlvkondade vältel üles köetud ahnust? Kui me mäletame, Nõukogude Liidus oli loosungiks, et eesmärgiks on üha kasvavate vajaduste üha täiendav rahuldamine töörahva puhul. Ja praegu on see olnud aastast aastasse, kes on ka riigiametites töötanud, on see eesmärgiks ikkagi üha jätkuv GDP kasv. See on see mantra, mida me kogu aeg, kui me seda välja ei hääli ja kui me isegi selle vastu oleme, siis alateadluses ta ikkagi haamerdab peas, kuidas see mõjutab GDP-d. Looduse midagi sellist ju ei ole. Plahvatuslik populatsiooni kasv, pidevalt peaks vajadused kasvama, siis on teada, et kui lemmingute vajadused kasvavad või nende populatsioon kasvab, siis ühe korra jooksevad nad kõik amokki ja uputavad ennast ühe korraga tundra jõgedesse ära. Nii et ebastabiilsuse tagajärjeks on palju surnuid lihtsalt. Varasem ajaluguga see pööre väärtushinnangutes on raske, seda ilmselt varasem ajalugu näitab, ükskõik kuhu me vaatame, siis need katsed on ju
senini ebaõnnestunud. Kõik tehnoloogilise arengu, mitte kõik, vaid väga paljud tehnoloogilise arengu tulemused ei ole viinud mitte enese piiramisele ja kokkuhoiule, näiteks väiksema kütusetarbega mootorit pannakse, saavad suurema võimsuse, ehitatakse ümber suurem kere ja kütusekulu ja sõidetakse kaugemale, kütusekulu läheb ikka, ei vähene. Ja see oli ka selles plaanis näha, et inimeste seda isegi optimistid ei usu, et oleks võimalik seda pöörata. Et mul tuleb ette üks näide, mis mul omal ajal erakordselt meeldis, ma olen seda palju tsiteerinud, et üks artikkel ajakirjas Ambio, mille pealkiri oli, et 1 kilovatiga nii-öelda installeeritud võimsustega iga inimese kohta on võimalik elada päris kena elu ära, ja see kena elu oli sellel ajal 80 aastate alguses Lääne-Euroopa, Jaapani siukene keskmine elustandard, kui palju sõidetakse autoga aastas, ja kui palju vaadatakse televiisorit, 50 liitrit sooja vett näo peale päevas, mis on päris suur kogus juu. Ja kõik see oli võimalik selle ajal juba olemasolevate parimate tehnoloogiatega saavutada. 1,05 kilovatti per nägu. Ja see oli aastal 85. Tehnoloogiad on sellest ajast veel paremaks läinud, seal olid valgustamiseks parimad selle aja elektripirnid, need olid õõglambid, LED-lampisid sel ajal veel ei olnud. Et tehnoloogiad on paremaks läinud, külmikud ja pliidid võtavad palju vähem voolu, kui nendes arvutustes oli aluseks. Aga paraku me praegu sellega hakkama ei saa. Võrdluseks inimene kui bioloogiline olend ise vajab umbes 100 vatti ehk aastas 900 kilovatt-tundi. Nii et suhteliselt hea elustandardi jaoks oleks vaja nagu 10 korda rohkem, kui me olendina kasutame. Raiskamine on tohutu suur, tegelikult meie keskmine tarbimine on sellest veel, vähemasti sellest 10 korrast veel 5-10 korda kõrgem, ehk 100 korda rohkem kui 50-100 korda rohkem, kui me tegelikult bioloogilise olendina vajame. Nii et raiskamine on pöörane, kui see tähendab, et minu meelest see näitab seda, et energia on senini olnud ikkagi väga odav, kuigi siin räägitakse taskukohasusest, siis kui veenmine ei aita, siis aitavad ikka loodusseadused ja energia hind paneb asja ikkagi paika. Ma arvan, et viimase aasta juhul on seda ka ju näha. Kui vaadata veel ökoloogina, siis looduslikke ökosüsteeme hoiab käigus vaid päikeseenergia. Väga vähe erandid on sellest, kus on keemiline energia. Inimmõju on senini arenenud massiivse fossiilenergia kasutamisele ja kõigest sellest tulenevate hädadega. Nii et üleminek tagasi pöördumine algsete printsiipide poole või algsete reeglite poole, tagasi pöördumine päikeseenergiale, mis võib olla ka siis tuule vormis või soojuspumpade, maa soojuse vormis, on põhimõtteliselt ökoloogia printsiipidega igati kooskõlas ja seda tuleb 2 käega tervitada. Nii et võimalikult palju kohalikke energiaallikaid on kindlasti nagu stabiilsuse eelduseks. Kui nüüd vaadata nagu ökoloogia pilguga ajalukku, siis ajaloos toimus põhimõtteline pööre sel ajal, kui püsipõllundus tekkis. See oli võimalik siis, kui looma- ja taimekasvatus ühendati, loomasõnnik oli võimalik viia põllule ja sellega põldude viljakust hoida sellisena, et seal oli võimalik teravilja kasvatada. Ja see pani aluse väga paljudele muutustele ajaloos. Ma arvan, et rohepööre võimaldab tagasi minna selleni, kus on võimalik mitte ainult nüüd taime- ja loomakasvatus ühendada, vaid siia juurde tuua ka energia tootmine, suur osa inimtegevusest. Selles mõttes on biogaasi näide erakordselt tore näide selle kohta, kus saadakse energiat, aineringleus suletakse, kõik see sodimisse või toitained,
mis biogaasi tootmisel sellesse digestaati alles jäävad, need on võimalik uuesti aineringesse tagasi tuua. Saaste väheneb ja tegelikult emissioon, nii-öelda positiivne emissioon ja võimalus aineringete sulgemiseks. See on niisugune minu meelest nagu põhimõtteline ajalooline pöörang. Küsiti soovitusi. Kuulmata selle ma valmistasin eile õhtul kodus. Ma ei teadnud, et põhiettekandja ütles ka, et need tegevused tuleks käivitada võimalikult kiiresti. Kuidas saavutada, ja minu meelest seda ma rääkisin juba, et mis minu meelest kõige keerulisem on, et kuidas saavutada väärtushinnangute muutus läbivalt kogu ühiskonnas. Hinnakasv teeb ise palju ära, aga mõistlik on ikka muutusi juhtida ka. Et selle teekaardi tegevuskavas või selle kõrval oleks mingisugune tegevuste plokk kommunikatsiooniks ja populariseerimiseks. Me oleme oma töös teaduse administreerimisega olen näinud seda, kuivõrd efektiivseid meetodeid või kui hästi töötavad niisugused kommunikatsiooni ja populariseerimise tegevused. Joonelt mõni ettepanek, energiasäästu või targa energia riiklik preemia, niisugused positiivsed need stiimulid, telesaated, õppeprogrammid, midagi taolist võiksid arendada välja. Mis veel oleks vajalik, et kui see teekaardis oli, tehnoloogiline pool oli väga hästi läbi töötatud ja need plaanid olid selgesti näha, mis mingil aastal teha, siis see metsade 2,5 ja 3,5 miljonit tonni on seal, pole päris selge, kuidas moodi seda saavutada ja nende loodusüvede säilitamise ja elurikkuse hoidmine, mis on algselt eesmärgiks seotud, selle osa läbitöötatust võiks katsuda tõsta, mismoodi, et võib-olla kaasata rohkem selle valdkonna spetsialiste ja leida nendele probleemidele nagu peremees, kes mille eest vastutab ja algatada selle kohaseid rohepöörde sihtsuunalisi ökoloogilisi uuringuid. Niisugused olid minu lühidad kommentaarid, aitäh!